Miks on Venemaal nii palju internetikatkestusi, mis muudab tavalise venelase jaoks raskeks ligipääsu maailma peavoolumeediale seoses käimasoleva sõjaga? Vene kaotuste arv ei ole vähenenud, kuid see on palju väiksem kui Ukraina kaotuste arv. Jaa, sa pead siit meeles pidama, et Venemaal on, aga asi pole isegi numbrites. Lihtsalt, miks me näeme neid internetikatkestusi? Jah, ma seletasin seda. Venemaal ei ole endiselt toimunud massilist mobilisatsiooni nagu Ukrainas, vaid kõik need aastad on sõtta läinud ainult vabatahtlikult, välja arvatud 1 kuu sõja algusest. Ja kui sa vaatad internetti, siis Venemaa üritab nüüd luua oma enda suveräänset peamist sõnumirakendust. Sest inimesed, võimuesindajad usuvad, et see on poliitiliselt liiga ohtlik. Kui peamised sõnumirakendused on lääneriikide kontrolli all, kes tegelikult osalevad hübriidsõjas ja asendussõjas Venemaa vastu. Sellepärast see liigubki, kuid enamik venelasi kipub muidugi kasutama teisi sõnumirakendusi. Ja neid on palju, sest see on suletud ja mobiilse interneti kohta seda kasutavad Ukraina droonid sihtimiseks. Sellepärast ongi see piiratud. Inimesed ei ole selle üle sugugi õnnelikud ausalt öeldes. Väga rahulolematud. Aga siiski nad aksepteerivad, et see on reaalsus. Ja muide, see saab olema reaalsus ka Euroopa riikides paari aasta pärast. Katariina, kas sa tahtsid vastata sellele, mida me just kuulsime Sergeid ütlemas? Ma tõesti, ilmselt on ainult üks asi, mida ma saan öelda. Juba see fakt, et venelased ei vii ära oma tapetud sõdurite surnukehi ja arvestades, kui palju neid tapeti, on see lihtsalt veel üks märk sellest, et nad lihtsalt ei hooli oma enda inimestest. Ja tõenäoliselt on üsna suur võimalus, et nad isegi ei tea tegeliku kaotuste arvu selle hullumeelse sõja tõttu, mida nad peavad. Ja see on veel üks fakt, et juba see, et nad ei taha ära viia nii paljusid, kui on tapetud või paljusid või võib-olla nad lihtsalt ei leia neid surnukehi üles. See on tegelikult väga kurb pilt olukorrast, mida me praegu Venemaal näeme. Ja ma tahan sulle võimaluse anda vastata, Sergei, palun. Ta valetab. Ta lihtsalt valetab. Ma arvan, et kõik saavad aru, et ta lihtsalt valetab.